alustan oma teekonnast siit Dignale Caldolast. Ilm on selline, et all retseptsioonis noor mees ja naine, kes seal olid ja mind välja tšekkisid, õhkisid, et the weather. Siis vaatasid ilmateadet, et äkki tunni pärast läheb paremaks. Äkki läheb, kui see otse enam ei sajagi. Vahel sellistel tänavatel jalutades on tunne, nagu oleksid kuskil vabaõhumuuseumis, kus elu käib aktiivselt. Aga siit nüüd jällegi näitab seda Passav Via del Calda PVG traili. Et siis sinna poole sellest võlvialusest läbi. Metsaalune paistab täna veidi tume ja pime, vaatamata sellele, et suur päev juba väljas. Üks peidetud pärvel, siukane juba metsa sees. Omad kalada. Milline kena setting üle jõe vajakese minemiseks. Mõistatan, kas siit vist lähebki see juga alla. Terrass on kena jalutamiseks, ehkki vaateid küll ei näe hetkel suust. Peaks olema Musloone küla. Vahepeal tundus, et hakkab ilm selgemaks minema, aga siis hirmus kiiresti. Lausa silmnähtavalt suur hall pilvemassiiv kerkis taas ülesse. Kas on see korraks või pikemaks, aga hetkel saavus sellist selgust. Allasuled Sasso ja Gargnano peaksid tulema. Sealt minu tänase päeva sihtpunkt paistab. Gargnano kõrval siis Pogliacco. Et siiamaani oli ilm siukene, nagu ta oli. Et siis pikalt ohkimist ja ohetamist, tahetamist tee peal ei olnud, et mis vaatamisväärsus, et sai kiireid samme tehtud, aga nüüd on täitsa kenaks läinud see ilm. Siin on kohe täitsa lossid. Selline ruum siis hotellis Lido. Et õnneks nad läksid mu varem sisse tund aega enne ametlikku check-in'i aega, sest eks ma sain üsna märjaks ja nüüd on vaja ennast siin oma asju siin puhastada.